Estonia personalijuht. Aga siin täna olen pigem selleks, et rääkida kui klient. Ehk et Fujitsu ise on Personat kasutanud juba umbes 20 aastat. Ja tuleb tunnistada, et olgugi, et meil on olemas olnud see nii-öelda tarkvara, siis ega meil on ka olnud tegelikult majas ja alles hiljuti samasugused paberihunnikud. Et kui palju siin on täna ettevõtteid, kes täna teevad puhkuseavaldusi näiteks paberil või siis mitte nii hästi, nagu siin eelpool oli juttu. Okay. Et mõned ikkagist on. Et niimoodi kuulen mina seda tegelikult ka meie inimestelt, kes siis kliendi juures käivad, et neid pabereid ikkagist on nagu ettevõtetes täna päris palju. Ja meil tegelikult mõned aastad tagasi oli olukord täpselt samasugune. Et need, kellel on puhkuseavaldused mingis süsteemis, võib-olla nemad teavad, et kui palju üks töötaja keskmiselt puhkuseavaldusi aastas teeb. Mis te arvate, kui palju teeb? 4. Et meie nii-öelda süsteemist, kui ma seda ülevaadet tegin, siis jah, see arv on keskmiselt 5. Et siin on näha meie neid puhkuseavaldusi siis ja töötajate arv, et kui nüüd omavahel jagada, siis see keskmine tuleb 5. Ja see tähendab seda, et see 5 on need avaldused, mis tegelikult on jäänud süsteemi. Et siin ei ole neid avaldusi, mida töötaja on näiteks aasta alguses teinud ja siis vahepeal muutnud. Vahe võib-olla tuleb siit sellest, et meil on puhkus natuke pikem, ehk et me anname nädal aega lisapuhkust, et kellel on ainult 28 kalendripäeva, lisaks õppepuhkused ja sellised, et siis see number võib-olla on väiksem. Aga meie vähemalt andmed näitavad, et see on umbes 5. Ja mis siis teha? Ehk et siin tegelikult oligi meile mõned aastad tagasi siis appi tegelikult Persona iseteenindus. Lisaks sellele, et meil olid need paberid, siis aasta tegelikult algas sellega, et meil oli Excel ehk et puhkuse aastaplaani tegime me Excelis. Et ettevõttes oli 2 inimest, kes andmeid sisestasid. Neil olid loomulikult teised tööülesanded ka. Ja ettevõttes on ja oli sellel hetkel 1 palgaarvestaja. See siis oli see olukord enne. Täna on pilt selline. Ja ei, meil ei ole 4 palgaarvestajat nüüd. Palgaarvestajaid on ikkagist 1. Aga kui see eelmine pilt näitas seda, et töötajate arv kasvab, et see on olnud suurusjärk 50 inimest aastas. Ja kuidas me oleme suutnud, et meil on ainult 1 palgaarvestaja, tegelikult ongi hästi palju seotud sellega, ehk et me oleme suutnud kõik selle viia nii-öelda elektrooniliseks. Et siin eelnevalt oli juttu sellest, et kuidas see käib, ehk et ma siis väga palju nagu sellesse teemasse siit võib-olla ei lähe. Aga see protsess iseenesest muutus meie jaoks oluliselt nagu lühemaks. Ehk et kui esialgu oli see puhkuse plaan või avaldus, mida siis tehti kas siis Excelis või siis paberil, siis see liikus juhi juurde, siis keegi pidi neid andmeid sisestama. Väga tore oli veel siis, kui siis personali inimene ütles, et kuule, et nüüd see küll ei lähe, eks ju. Ja siis see tuli veel tagasi saata, eks ju, ja uuesti teha, midagi muuta. Ja siis lõpuks tuli see avaldus kuskil ära ka arhiveerida. Et nüüd on tänaseks jäänud järgi ainult 3 erinevat sammu. Ja suure osa tegelikult teeb personaliosakonna asemel ära keegi teine. Teeb ära töötaja, teeb ära juht. Meie asi personaliosakonnas on see lisada puhkuse plaani. Ehk et protsess on oluliselt kiirem, oluliselt mugavam. Et mis veel? Kuidas me üldse pihta hakkasime? Me võtsime selles mõttes vastu päris julge otsuse, et me alustasimegi aasta alguses. Ehk et me tegimegi esimest korda, kui me seda tutvustasime töötajatele,
võtsimegi, et hakkasimegi kohe puhkuseplaani. Ehk et kõik töötajad said nii-öelda maitse suhu, et kuidas see siis asi käib. Kõigepealt võtsime ühe väiksema osakonna, kus siis oli 20 töötajat, nii-öelda testgrupiks, kus me siis palusime kõikidel oma puhkuseplaanid aasta alguses ära teha, juhil kinnitada ja personaliosakond need siis plaani lisas. Siis tuli nii-öelda kommunikatsioon kõikidele töötajatele, mis oli selle eelis, kindlasti ongi see, et kõigile jäi meelde, et nüüd toimus kommunikatsioon, nüüd edaspidi me teeme neid asju nii ja kõik tegid ja proovisid seda sellel hetkel ka selles süsteemis. Et kõigile jäi väga hästi nagu meelde, et nii juhile kui töötajale. Ja sellest oli nagu juttu ka, et selles mõttes see iseteenindus on tegelikult olnud nagu väga-väga suureks abiks sellele. Mõned plussid siis veel, et mis siis on nüüd nii-öelda teistmoodi, et kindlasti see paberikulu, eks ju, see 1500-2000 paberilehte, mis nüüd nagu aastas nii-öelda kulutamata jääb tänu sellele. Protsess on kiirem, nagu ma ütlesin. Vigade arv, et kui muidu oli paberi pealavaldus, eks ju, siis ikka võis juhtuda, et see andmesisestaja kogemata pani vale kuupäeva või pani vale puhkuse liigi, et näiteks töötaja oli soovinud võtta tavapuhkust, aga võttis süsteemi sai kirja näiteks hoopis kogemata õppepuhkus. Et seda küll ei olnud väga palju, aga vahest ikka juhtus. Aja kokkuhoiu poole pealt on tegelikult neid aspekte rohkem kui see, eks ju, et me ise enam ei pea sisestama ja nii edasi. Et esiteks hoiame me aega kokku sellega, et töötaja pigem ei tule meie juurde ja küsi, et millised need puhkusereeglid nüüd siis olid. Et kuidas me seda meie ettevõttes nüüd puhkust pidin võtma. 14 kalendripäeva peavad kõik töötajad seaduse järgi järjest võtma ja siis tulevad tavaliselt sellised ettevõtte reeglid, eks ju, et mõni lubab võtta 1 päeva kaupa, mõni lubab võtta 7 kalendripäeva kaupa, kuidas iganes, eks ju. Et nendel töötajatel, kellel on nii-öelda rohkem tööandjaid olnud kui üks, vahest satuvad nagu segadusse, et kuidas ma siis tohin. Et siis on seda, kui ma lähen seda avaldust tegema, ilusti näha. Ehk et seda küsimust tegelikult personaliosakonnast enam ei pea küsima. Seda ka ei pea küsima, et mis mu puhkuse jääk on, sest kui ma seda lähen tegema, siis ma näen, mis see on. Ehk et see on tegelikult nagu väga suur hulk neid küsimusi, mida meie käest enam ei küsita, sest töötaja saab seda ise vaadata. Et siit võib olla see paralleel, et millal te viimati käisite kuskil pangas füüsiliselt koha peal. Et ilmselt vanasti me käisime seal palju tihedamini, et täna on täiesti loomulik, et ma teen kõik asjad ära iseteeninduses, et palju mugavam siis, kui mulle sobib, siis kui mul selleks parasjagu aega ja nii edasi. Et need küsimusi selles mõttes selles valdkonnast meil enam ei tule. Ja see läbipaistvus, eks ju. Ise näen, mida ma tohin teha, millal, kas see puhkusavaldus juba on kinnitatud, mis on selle staatus ja nii edasi. Töötaja on nagu väga selgelt tegelikult nagu näha, et milliseid puhkuseid ma olen juba selle aastal kasutanud, mis mul nagu edaspidi on planeeritud, et ei pea ka küsima, et millal ma selle nüüd planeerisin. Et kas ma nüüd pidin minema nagu 2 nädala pärast või 3 nädala pärast või päris täpselt ei mäletagi enam, et mis ma seal aasta alguses planeerisin. Et iga hetk saab minna ja vaadata, mis plaan tal siis oli ja kui vaja, siis seda muuta. Ja siis need meeldetuletused, et nii siis juhile, et sul on üks avaldus, mille sa peaksid kinnitama, kui ikka siis see, et töötajale, et tere Eleri, et sul on 2 nädala pärast puhkus, et oled sa ikka kindel, et sa tahad minna või on sul äkki mingid teised plaanid tulnud. Et selle teksti sinna saab tegelikult iga ettevõtte ise välja mõelda. Üks selline nii-öelda parendusvaldkond või asi, millega me täna veel tegelikult ettevõtte sees peame tegelema. Ehk et nii-öelda natukene miinuspool, mis siis juhtus, on see, et töötaja teeb avalduse ja juht seda ei kinnita ja töötaja läheb puhkusele, sest et tema jaoks on avaldus esitatud.
et see on nüüd see nii-öelda see kommunikatsiooni või see pool, millega me täna oma ettevõttes vähemalt natukene peame veel tööd tegema, et see ei ole mingi väga suur probleem, et ka lihtsalt teile siit võib-olla infoks, et natukene väike kivi ikkagist on veel selle kinga sees, et päris ideaalne veel ei ole. Et kas me just endale saame nüüd rohkem puhkust lubada, et ma ei ole kindel, aga ma arvan, et personali inimesed võiksid teha natukene rohkem strateegilist tööd, olla juhtidele toeks, töötajatele toeks, et siit jääb seda aega kindlasti vabaks ja neid asju teha. Küsimusi mulle või teistele tüdrukutele? Mina küsiks, et see iseteenindus eeldab, et kindlasti on mingi e-maili aadress või on seda võimalik ikkagi kuidagi ka teistmoodi lahendada, sest ettevõttes võib olla palju töötajaid, kellel ei pruugi üldse olla e-maili, ei isiklikku ega töö e-maili. Jah, selles mõttes on see e-maili aadress nõutud, kui nüüd töötajale saatagi välja seda sama teavitust, et sul nüüd hakkab 14 päeva pärast puhkus, et seetõttu on see kontaktaadress vajalik. Iseenesest jällegi iseteeninduse kasutamiseks justkui ei ole otseselt see e-maili aadress esmatähtis. Ta toimib ka tegelikult ilma, sest selle kasutajakonto iseteenindajale sa saad luua ka ilma tema e-maili aadressi olemasoluta. See pigem oli. Just. Ehk et meeldetuletusi ilmselt ei tule, et aga kasutada, avalduse esitada saad ikka. Juhil ilmselt oleks nagu parem kui oleks, et siis ta saaks selle teate ka, eks, et sul on mingid avaldused, mida tuleks kontrollida, et vastasel juhul peaks iga päev seal käima, et äkki keegi mu töötajatest on mingi avalduse teinud. Veel küsimusi? Aga siis ma saan aru üle, et meil on vist pausi aeg, et kes tahab, siis leiab meid siit. Võtame vabalt, et saab süüa, saab nende inimestega, kellega just parasjagu on rääkida ja alustame uuesti.